Sotsiaalmeedia on inimeste oma leiutis, mis ühendab meid kõiki, kuid samas tekitab meie vahel suurima erinevuse kui kunagi varem. Pole vahet, kas vaadatakse YouTube'is, kuidas kellegi lemmikahv lomastatakse, või Facebookis miljoni meeme. See on meie kõigi ümber ja on mõjutanud meid kõiki. Mis algas kui 5 inimeste ühendamiseks, on nüüd paljude täiskohaga töö. See on lugu sellest, kuidas sotsiaalmeedia alguse sai. Sotsiaalmeedia on üsna uus leiutis, kuid selle 20 aastaga oleme suutnud ühiselt ühiskonnaga korda saata suuri asju. Andrew Wainwrighti leiutas 6 Degrees'i, mille põhimõtteks oli, et ühendus iga 2 inimese vahel on maksimaalselt 6 sammu kaugusel. 6 Degrees oli tavaline sotsiaalmeedia platvorm, mis lasi sõpru lisada ja nendega suhelda. Detsembris 1999 ostis Ustream Media Networks 6 Degrees'i $12 miljoni eest. Kuid vaid aasta hiljem, aastal 2000, 6 Degrees suleti, kuna lehe ülevalpidamine oli kallis ja 6 Degrees ei teeninud piisavalt tulu. Oma tipus oli 6 Degrees'il 3,5 miljonit kasutajat. Kuigi see ei olnud midagi erilist, oli see algus millelegi suurele, millelegi, mis muutis inimkonda igaveseks. Sotsiaalmeedia populaarseks saamise põhjuseid on palju, kuid suurimaks põhjuseks võib pidada 6 Degrees'i järeltulijat MySpace'i. MySpace'i lõid Tom Anderson ja Krista Wolf 2003. aastal ja selle populaarsus tõusis kiiresti. See oli samm edasi 6 Degrees'ist, lastes peale sõprade lisamise avaldada ka muusikat ja videosi. Eriti populaarne oli MySpace noorte seas, kuna võimaldas neil ennast vabamalt väljendada. Oma tipus aastal 2008 oli MySpace'il 115 miljonit kasutajat kuus. Samal ajal oli Facebookil sama palju kasutajaid, kuid vaid aasta hiljem kaotas MySpace Facebookile oma liidripositsiooni suurima sotsiaalmeedia platvormina. Aga see polnud MySpace'i lõpp. MySpace on täna kasutuses oma väikese, kuid lojaalse kogukonna poolt. Sotsiaalmeedia populaarsust tõi kaasa ka termini influencer, või nagu eesti keeles suunamudija. Suunamudijad olid populaarsed kasutajad, keda paljud jälgivad. Algul olid nad küll kuulsused, kelle arvamused muutsid paljude inimeste eluviise, kuid sotsiaalmeedia tõusuga said blogimise ja vlogimise kaudu suunamudjateks üha rohkem ka tavalised inimesed. Kuigi on raske öelda täpselt, kes tolle aja suurimad influencerid olid need peamiselt populaarsed ja kuulsad isikud. Ajaga on suunamudjad muutunud sisuloojateks. Sisuloojad ei postitanud oma elustiilist, vaid hoopis erinevatest teemadest, luues sisu, mis nende vaatajatele meeldis. Sisuloojatel oli aga probleem, nad ei teeninud sellega raha. See oli omakorda probleem sotsiaalmeediatele, kuna sisuloojatel ei olnud põhjust inimesi nende platvormile tuua. YouTube oli üks esimesi, kes hakkas oma sisuloojatele maksma. Pärast seda, kui Google ostis YouTube'i 1,65 miljardi eest, käivitas YouTube partnerprogrammi. Partnerprogrammiga teenib sisulooja oma videolt väikese osa reklaamitulust. Programmi sisenemiseks on sisuloojal vaja vähemalt 1000 tellijat ja 4000 tundi vaatamisi viimase aasta aja jooksul. Kuulsaim sisulooja on James Stephen Donaldson ehk Mr. Beast. Mr. Beast alustas oma karjääri 20. veebruaril 2012. aastal, vaid 13-aastaselt. Tema esimesed videod olid mängudest nagu Minecraft, Pokemon ja Battle Pirates. Kuigi nüüd on tema esimestel videotel mitu miljonit vaatamist, on tõenäoline, et tollel ajal ei saanud ta isegi 100 vaatamist. Tema populaarsuse tõus võttis aega. Mr. Beasti 2017. aastal avaldatud video I Counted 200,000 läks viraalseks ja pani aluse tema siiani kestvale karjäärile. Tänapäeval on tal 340 miljonit tellijat. Mr. Beast teenib $3 miljonit kuus, millest väga suur osa läheb töötajatele palkadeks ja järgmiste videote peale. Tema edukus ei olnud õnn, vaid aastaid õppimist. Nagu Mr. Beast ise ütles, kui ta teeks homme uue kanali, mitte kasutades enda nägu ega häält, suudaks ta 6 kuuga saada 10 miljonit jälgijat.
Nüüd on Amazon otsustanud teha Mr Beastiga koostööd ja anda talle oma sarja, kus annab inimestele auhinnaks mitu miljonit $. Pärast teatud punkti muutub sisulooja töö meeskonnatööks. Selle suurimaks põhjuseks on see, et kui kasvab sinu edukus, siis kasvab sinu vaatajate ootus. Lõpuks jõuab see ootus sinnamaani, kus ei ole enam ühe inimese töö. Mr Beastil on üle 250 töötaja, nagu kirjanikud, toimetajad ja produtsendid. Kuigi sotsiaalmeedia on paarkümmend aastat vana, on tänapäevane tehisintellekt vaid paar aastat vana. Kuigi algusest peale on kardetud, et tehisintellekt võib inimestelt töö ära võtta, sai tehisintellekt alles hiljuti piisava võimsuse, et luua videoid. Tehisintellekt toob kaasa ka õiguslikke probleeme, nagu kellele kuuluvad tehisintellekti poolt koostatud sisu õigused. Paar aastat tagasi suutis tehisintellekt vaid selliseid videoid teha. Aga täna juba selliseid. Ja see on saavutatud vaid paari aastaga. Nüüd mõtle, mida tehisintellekt suudab saavutada järgmise paari aastaga. Asustatud vaid 27 aasta eest on sotsiaalmeedia tegelikult väga uus. Nende 27 aastaga oleme ja jätkame kiiresti arenemist. Kuid kuna see on nii uus valdkond, ei ole veel kõikide ohtudega arvestatud. Kuigi sotsiaalmeedia põhimõte oli inimesi ühendada, oleme me üksteisest rohkem eemaldunud kui kunagi varem. Eelistatakse muretseda pigem inimeste pärast teisel pool maailma kui enda elu pärast. Isegi kui muretsetakse enda pärast, on see vaid põhjusel, et mingi suvaline edukas isik näitab enda elu sotsiaalmeedias. Peamine probleem ongi see, et arvatakse, et sa pead olema kohe algusest peale edukas. Aga kui kõik on edukad, siis tegelikult ei ole keegi edukas. Alati on keegi, kes on sinust parem ja keegi peab tegema ka lihtsaid töid, sest ühiskonnas on iga väike roll vajalik. Suur oht on ka turvalisus, aga tegelikult ei teata, kui suur see oht on. Loomulikult on internetis olemas kogu info, mis sinu üles on pandud. See sinu kohta käiv info on leitav aga ka kõikidele firmadele, kuid ka kurjategijatele. Suurimad ohud on aga firmad ise. Ma ei räägi suurtest firmadest nagu Google või Facebook, vaid väikefirmadest, kes müüvad su andmeid. Sinu kohta teatakse kõike, alates sellest, mis on su lemmiktoit või lemmiklaul. Ja see informatsioon jääb sinna igaveseks. Kõigel on hind ja kui sul on piisavalt raha, saab osta suurte firmade käest kasutajate andmeid. Kuid enamasti saadakse see info ka häkkerite abil kätte. Oleme tulnud väga lühikese ajaga pika tee. Kuid päeva lõpuks oleme ikka samad inimesed, kuigi suurema silmaringiga. Muutust ei ole vaja karta, seda on vaja kontrollida, suunata hea poole ja ma loodan, et seda me ka teeme.